Tere! Mul on väga hea meel, et oled asunud kuulama Noorsooteatri taskuhäälingu 5. saadet. Siinses saatesarjas vestlevad erinevad teatritöötajad saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Avame ja analüüsime teemasid, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase loominguga ning avavad laiemalt meie teatri loomingulisi tegevusi ning eesmärke. Mina olen Doris Tisler ja täna on meil stuudios külas noortestuudio õpilased Marta Oru, Herta-Maria Aadli ja Miia Johanna Tartu. Tere! 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 Alustuseks, palju õnne esietenduse puhul! Aitäh! Aitäh! Suur tänu! 9 elu baseerub siis Ehini ja Viidingu luulel, lavastajateks Leino Rei ja Mirko Rääs. Mina ise olin ka esietendusel saalis ja see oli täiesti võrratu. Ma arvan, enamus ajast mul oli lihtsalt nutt kurgus teie pärast, sest et see oli lihtsalt ilus, mida te tegite, aga ka sellepärast, kuidas te olete 2 aasta jooksul arenenud ja ma kahjuks ise seda viimast aastat nii palju pole kõrvalt näinud, aga see on super. Kogu see ülesehitus oli täiesti geniaalne ja eelkõige teie enda kohalolu ja täpsus ja see mängurõõm, mille te olite saavutanud siis kõigi nende proovidega, oli imeline. Ja siit siis küsikski esimese küsimuse, et kuidas on teil etendused läinud? No minu arust on väga hästi läinud, alustades sellega, et kui meil oli näiteks kontrolletendus, siis see läks natukene nii, et kuidas ei oleks soovinud, aga esietendus kuidagi selleks ajaks minu arust me kõik saavutasime selle koostöö ja kõik kuidagi, alati minu arust nagu kuidagi esietendustega ja nendega tulebki see õige tunne sisse, kui sul on ikkagi publik saalis ja kõik, kui varem oli ka, aga esietenduse ajaks oli ikkagi hästi suur publik ja meil oli kõigil päris palju tuttavaid ja siis nende jaoks kuidagi tahadki nagu kõik ülihästi teha ja siis minu arust see läks väga hästi. Aga teil on vist 2 etendust olnud seni? Ja. Ja ma arvan ka seda, et iga etendusega nüüd meil tekib see mängurõõm järjest rohkem juurde ja me hakkame ise ka rohkem seda nautima ja seda on väga tore näha, seda arengut enda sees ja teiste sees. Ja teil on ees veel mitu etendust? 5. Jah, on 5 ja. Aga ma arvan, et alustame äkki algusest ja siis äkki jõuame lavastuseni hiljem tagasi. Sobib? Jah. Mina mäletan oma ajast, et kui ma stuudiosse tulin Nukuteatrisse, siis minu soov oli küll teha esimesi samme näitlejana, aga teatrist kui sellisest ma väga palju ei teadnud. Ja siit ongi minu küsimus, et kuidas leidsite teie tee stuudioni? Kusjuures mul oli nagu väga huvitav lugu, kui ma hakkasin 9. klassi lõpetama, siis ma tahtsin tegelikult minna teatriklassi, aga kuidagi nagu ei tõmmanud sinna poole. Ja siis mu kirjanduse õpetaja ütles mulle, et noortestuudio Noorsooteatris nad võtavad uue lennu. Ja mõtlesin, et okei, ma siis lähen katsetele ja nüüd ma olen siin. Super. Mina olen tegelikult varem ka 1 korra juba proovinud, see oli vist 2020 aastal. Siis kahjuks ei õnnestunud sisse saada, ma olin natuke liiga noor ka veel. Ja siis ma mõtlesingi, et ma siis nüüd proovin uuesti, kuigi ma alguses üldse ei plaaninud, aga siis mulle ikkagi öeldi, et aga proovi, et proovimine ei tee paha. Ja siis ma proovisin ja saingi sisse. Väga hea, et proovisid uuesti. Minul oli samuti, ma tegelikult olen käinud päris mitmes näiteringis, aga siis ma üks hetk sain aru, et tahaks tegelikult kuidagi veel rohkem süvitsi sellega tegeleda, sest et näitering on ka võib-olla rohkem selline, et keskendutaksegi põhiliselt sellele lavastuse loomisele. Aga mind huvitas kogu see pikem protsess, et millest koosneb ka see näitleja töö, et näha rohkem võib-olla sinna kardina taha. Ja siis ma tahtsin ka alguses minna teatriklassi, aga siis leidsin ka, et noortestuudio on
väga lahe koht. Sealt sinu mõttest kinni haarates küsikski, et üks asi, milleks inimesed ka tulevad stuudiosse, on see, et näha nii-öelda teatritagusesse maailma või sellesse lavatagusesse maailma, aga millised olid teie ootused teatritundide kohta või ettekujutus meie noorsooteatrist üldiselt? No mina tegelikult arvasin, et kõik tunnid on kuidagi rohkem ühetaolisemad, aga tegelikult see kõik, mis üldse siis siin stuudio jooksul siis teinud oleme, see on nii mitmekülgne, et meil on nagu täiesti tavalised näitleja meisterlikkuse tunnid, aga meil on lavakõnetunnid, meil on lavavõitluse tunde olnud, meil on liikumine, meil on isegi natuke akrobaatikat olnud. Ma ei oleks oodanud, et see kõik on nii lai ja nii mitmekülgne. Ma arvasin, et kui me tuleme, et siis see on pigem just selline hästi suur nagu mäng ja mõnes mõttes ta nagu on ka, aga ta on nagu võib-olla pigem selline, et me ikkagi lähme süvitsi ja me nagu tegeleme asjadega pikemalt. Mitte lihtsalt see, et me tuleme iga kord ja mängime midagi või kuigi seda on ka tundides väga palju. Ja ma lootsin ka just seda sama, et saaks hästi palju puutuda kokku võimalikult selle päris teatriga, et milles koosneb see näitleja töö ja kõike seda me oleme õnneks väga palju saanud teha. Nagu Miia Johanna ütles, meil on väga palju erinevaid tunde olnud ja see on väga tore. Kuna stuudio võtab enda alla vähemalt 3 korda nädalas, kuidas on lood kooliga? Kuidas jagate oma aega stuudio ja kooli vahel? No mul on üsna lihtne, sellepärast, et mu kool asub noorsooteatrile väga lähedal. Aga ma ei tea, mul on kuidagi olnud selline tunne, et ma võib-olla isegi keskendun natuke rohkem sellele stuudiole just nagu see viimane aasta võrreldes kooliga. Nii et seda aega tegelikult ei ole väga raske jagada, et ma suudan nagu mõlemale keskenduda. No minu kool on ka üsna lähedal, seega sealt ei ole raske siia tulla. Aga just nagu õppimisasjadega seoses, siis ma üritan tavaliselt teha nädalavahetusel võimalikult palju õppimisasju ette ära, et mul oleks nädala sees vähem teha ja rohkem aega siis noortestuudiole pühenduda. Ja ma nõustun sellega, mis teised ütlesid, aga kuna ma ka väga tahtsin noorsooteatrisse stuudiosse tulla, siis kuidagi oli paralleelselt gümnaasiumi algusega selline naljakas tunne, nagu see uus stuudiogrupp oleks ka nagu minu uus klass ja see oli väga tore selles suhtes. Ma mäletan oma ajast ka, kuna minu kool on ka siin samas Gustav Adolfi gümnaasium, et mulle tohutult meeldis siin käia ja selle tõttu ma tunnen ka natuke nagu Marta võib-olla, et ma kohati keskendusin stuudiole isegi rohkem kui koolile, mis ei tähenda, et kooli asjad oleksid tegemata jäänud. Lihtsalt see kirg või see rõõm siin käia ja see grupp kuidagi ise oli nii motiveeriv, et ma arvan, võib-olla just kohati tänu sellele oli mul gümnaasiumis lihtsam, sest et mul oli midagi, mis mind kandis ja motiveeris ka selle nagu argipäeva koolielu kõrvalt. Ma arvan, et oligi just see ka, et need päevad, kus ma tean, et õhtul ootab ees stuudiosse tulemine, siis koolis oli kuidagi toredam või juba selline meeleolu oli nagu parem. Ja või kui koolis tihtipeale ei olnud kellegagi nii palju jagada neid ühiseid huve ja asju, siis oli väga tore ja julgustav see, et õhtul tulla stuudiosse, kus on need samad inimesed, kellega sul on väga suur rõõm seda ühte asja jagada. See on nii tore, kuidas me kõik noogutame siin ühes kohas. Sellega me nõustume. Aga sõbrad, ma saan aru, koolis on sõbrad ja on ka kindlasti kooliväliseid sõpru. Kuidas nemad suhestuvad teie stuudiotundidesse või lavastustesse ja ka vanemad? No mul kõik väga toetavad, nende jaoks on ikkagi väga lahe ja mul ema käis ka siis esietendust vaatamas ja pärast postitas kohe Facebooki ja et ma olen staar ja kõik niimoodi. Ta on jah väga toetav ja muidugi isa ka. Ta ka väga toetab mind ja siis sõbrad, nad plaanivad tulla ka, üks on juba käinud etendust ka vaatamas, pärast tegi pika analüüsi, kuidas talle kõik meeldis ja kommenteeris siis, et mis oli tema jaoks lahe, aga veel tulevad ka klassikaaslased ja väga ootan seda, et nad tuleksid. Ma olen üsna privaatne selle koha pealt, et väga paljud inimesed ei tea üldse, et ma tegelen teatriga, aga nii palju, kui mu lähemad sõbrad ja pere teavad, siis nad on ka väga toetavad
ja ikkagi üritavad käia kohal, kui ma kutsun neid alati, kas siis nüüd etendustele või siis eelmine aasta, kui meil olid avatud tunnid, seda käisid ka vaatamas. ja minu sõbrad on ka alati väga toetavad ja siis on nad nagu jagunevad kaheks. On need, et kellel on umbes samad huvid, siis me nagu saame jagada neid asju. Aga siis on need, kellel on hoopis teistsugused huvid ja nad teavad, et ma käin kuskil teatristuudios, aga nad ei ole täpselt aru saanud, et mis ma seal teen, millega ma tegelen ja siis on ka tore sellest rääkida neile. Ma lähen tagasi korraks enda kooliaega. Ma mäletan, kui mina rääkisin oma klassikaaslastele, millega me stuudios tegeleme, tundus see nende jaoks täiesti jabur. Ja pikalt, noorena sa ei teagi võib-olla või mis see taustamaailm on või kuidas näitlejatreening käib, et see tundus neile tohutult naljakas ja totter mingi hetk, et kas tõesti see on see, mida peab tegema, et laval kunagi mängida, needsamad mängud, millest me rääkisime. Et see on väga lahe, kuidas sa ütlesid ka alguses, Marta, et su eeldus oli, et stuudios on rohkem sellist niisama mängu, aga et kuidas läbi ka selle niisama mängu saab minna väga süvitsi ja väga palju arendada ennast ja kasvada. Kuna praegu on teil käimas teine aasta, me oleme suhteliselt lõpus, teil on veel lavastusi mängida, aga teil on ka niisama tunde, siis ma tahaksin teada, et mis on teie jaoks olnud selle 2 aasta jooksul selline kõige suurem avastus, kas siis enda kohta või maailma kohta üldse või nii-öelda töövõit, mida te tunnete, et vot selles ma olen arenenud või kasvanud või enne ma seda ei teadnud, aga nüüd ma mõistan palju paremini mingit olukorda, mingit inimest, mingit ühiskonna mudelit, kas või kirjandust, mida iganes. Ma arvan, et minu jaoks on üleüldiselt olnud see, et ma olen palju julgemaks muutunud, ma julgen ennast rohkem avada, ma olen aru saanud, et seda ei pea kartma, et lihtsalt julgedagi proovida kõike uut ja mitte ennast tagasi hoida. Minul terve esimene aasta oli umbes niimoodi, et üritasin teha kõike nagu läbi mingi huumorivõtme, et võiks nagu võimalikult palju ennast kinni hoida, et ei peaks nagu näitama inimestele. Aga nüüd teisel aastal, algus oli mul ka natuke raske, aga nüüd kogu selle lavastusprotsessiga ka ma nagu hästi palju avatumaks muutunud ja ma tunnen, et ma saan teha ka nagu tõsiselt ilma, et ma peaksin peitma seda, kes ma olen. Ühest küljest on see, et 2 aastat tundub tegelikult väga lühike aeg, aga mul on endal sisemus tunne, et ma olen kuidagi hoopis teistsugune inimene kui näiteks eelmise aasta alguses. Ma ei oska ka seletada, mis täpselt, aga kuidagi ma tunnen, et sisemaailm on kuidagi palju laiem või ma kuidagi saan endast rohkem aru. Ja teise külje pealt võib-olla kui ma siia tulin, siis mõtlesin ka rohkem, et ma võib-olla rohkem tean, kuidas see teater toimib, kuidas kõik asjad töötavad, aga siis ma olen selle samas lühikese aja jooksul saanud kuidagi aru, et appi, et need asjad ei käi tegelikult üldse nii, et me hoopis keskendume mingitele muudele asjadele, aga see kuidagi ei ole midagi nagu alla surunud, vaid just kuidagi seda huvi just juurde tekitanud. Kuidas on grupiga, kas on ka nii, et kuna te olete 2 aastat järjest olnud suhteliselt sama kambaga, mingid inimesed on küll ära läinud, aga tuumik on teil ikkagi sama, et kas näete ka teineteise pealt, kuidas keegi on kasvanud või arenenud või võtnud kellegi pealt šnitti või motivatsiooni, et tema saab, tema julgeb, miks ma ei saa või kas ma võiksin ka või kas oskate välja tuua mingeid asju, mida te üksteiselt olete üle võtnud, ei pea nimesid nimetama, aga lihtsalt mida te tunnetuslikult näete, kuidas te üksteist kasvatate või motiveerite? Kindlasti on, ma arvan, et meil ongi just nagu osad inimesed, kes tavaliselt, kui on mingi ülesanne antud, ongi nagu valmis kohe esimesena minema ja tegema ja proovima. Ja siis ma nüüd just teise aasta jooksul olen ka rohkem endas üritanud seda kasvatada, et julgeda ka olla esimene või minna ja proovida esimesena. Selle avatuse teema pealt, et ma olen võib-olla võtnud seda üle, et kui teised on nii avatud ja suudavad teha midagi, siis miks mina ei peaks suutma? Või just nagu see tõsiduse koha pealt, et nad suudavad olla keskendunud ja teha tõsist asja, siis miks nad peaksid mind kritiseerima selle põhjal, kui ma teen sama asja? Ja mingist küljest ka see, et
et alguses, kui me alustasime, siis võib-olla oli mingisugune eksimishirm. Aga siis, kui me oleme nii-öelda kõik koos kasvanud stuudios, siis me kõik olemegi siin selle jaoks, et teha vigu ja õppida ja kõik on hästi toetavad. Mis on olnud teie jaoks kõige keerulisem või saanudki takistuseks? See võib olla, kas on mingi iseloomu asi, mingi omadus või on see mingi väline tegur, mis te olete tundnud, et on olnud takistus, mille te olete ületanud või mida te olete alles ületamas? No minu puhul ilmselt ikkagi see julgus. Kuigi ma olen palju julgemaks muutunud, siis alguses oli ikkagi väga raske kuidagi just ennast avada ja julgeda teha erinevaid asju ja proovida, aga ma arvan, et ma olengi seda, võib-olla ma ei ole veel nii julge, kui ma tahaksin olla, aga kindlasti palju rohkem võrreldes sellega, kui ma alles tulin stuudiosse ja alustasin. Mul kindlasti iseloom. Ma olen üsna tugeva iseloomuga ja siis ongi sellised hetked, kus sul on selline tunne, et mul on õigus ja et ma tahan teha mingit asja, aga teised ei mõista. Ja siis tekibki selline nagu lühis endal ja ka teistega koos suhetes tekivad mingid plokid. Aga kuidas sellest üle tuled? Oled leidnud endale mingeid tehnikaid? Ma isegi ei tea, nüüd mul on lihtsam sellepärast, et ma tunnen, et ma ei ole enam nii tugeva iseloomuga kui siis, kui ma siia tulin. Nii et mul on palju lihtsam arvestada teistega ja mõista ja teha nii asju, nagu teised tahavad. Ehk ma arvan, et see tulebki lihtsalt selle arengu ja kasvuga koos. Tegelikult hästi paljud asjad on alguses hästi keerulised, et sa pead kogu aeg just kui igas tunnis ennast nagu ületama ja tõestama. Ja siis alguses see tundub hästi hirmus. Aga kui sa oled mingi hetk selle tunde kätte saanud, et sa said hakkama, siis see tunne on, ma arvan, seda igati väärt. Ma arvan, see on sarnane igas lavastusprotsessis ka iga näitleja jaoks. Üks asi on, et kui sul on trupp, kellega sa muidu ka toimid koos, aga iga lavastusprotsess minu jaoks on täpselt samamoodi nullist algamine. Ma olen ka üsna jäärapäine, ma võin jääda kinni mingitesse enda mõtetesse ja see alguspunkt on ikkagi alati raske ja siis sa leiad need tehnikad ja vaikselt saad grupiga kokku ja siis vaikselt see asi kasvab. Et mul on tunne, et teie 2 aastat stuudios võib ka võtta kokku peaaegu nagu ühe lavastusprotsessina. Et see on selline kokkusaamise keerukus, mis seal juhtub, aga see, mis sealt välja tuleb, on väga-väga ilus. Ongi veel see ka, et selle julguse koha pealt, et mul on kuidagi kogu aeg tundunud, et ma teen ennast kuidagi lolliks või et ma tundun imelik teistele ja sest seda ma olengi kõige rohkem kartnud, aga samas ma nagu selle grupiga saan aru, et lihtsalt ei ole vaja neid karta, kõik teevad sama asja, mitte keegi ei tundu kellelegi lollina ja siis see on väga palju aidanud. Väga lähe. Et sa saad aru üks hetk, et mitte mina ei ole imelik, vaid et me kõik oleme omamoodi veidrikud, et me sellega üldse tegeleme, on ju. Mis on tegelikult väga ilus, ma arvan. Mis on ka lahe, mida te olete juba välja toonud, et selles mängus on mingisugune teatav tõsidus ja saab minna süvitsi, aga lõpeks on see ikkagi mäng ja sellest tuleb mingi tohutu rõõm ja millega veel peaks elus tegelema, kui mitte sellega. Siit on ka minu järgmine küsimus teile, et mida te olete stuudioõpingutest või nendest tundidest kaasa võtnud igapäevaellu? Et kas te tunnete, et läbi stuudio on kuidagi muutunud teie suhestumine maailma või inimestesse või need viisid, kuidas te suhtlete? Et kas oskate välja tuua mingeid asju, mida te olete kaasa võtnud nii-öelda? Mina olen enda puhul tähele pannud seda, et ma hakkan inimesi igal pool jälgima. Et kuidagi võib-olla kunagi ma tegin rohkem eeldusi, kui ma nägin inimest, et milline inimene ta võiks olla. Aga nüüd ma kuidagi hakkan rohkem analüüsima, et miks ta selline on ja huvitav, et kuhu ta läheb või millega ta tegeleb. Et see on väga huvitav. No mul võib-olla ei ole päris see, mida selle küsimusega mõeldud on, aga just nüüd selle lavastuse protsessi jooksul mul on need kõik luuletused, mis meie lavastuses siis kõlavad,
on jäänud nii hästi pähe, et iga kord, kui näiteks koolis või kodus keegi ütleb mingi sõna, mis on kuidagi mõne luuletusega seotud, siis mul hakkab kohe see luuletus peas jooksma ja ma hakkan seda lihtsalt kõva häälega välja lugema. Ja siis tavaliselt mul teised sõbrad, kes ei käi stuudios või mu pereliikmed ei saa väga aru minust ja siis nad vaatavad mind natuke veidralt. Ma mõtlen, mis ma ise kaasa võtsin. Mina käisin stuudios peaaegu vist 4 aastat, sest ma tulin ühe grupiga ja ma tulin juba ka 9. klassis ja ma kuidagi jäin väga pikaks ja lõpetasin lõpuks täitsa teise seltskonnaga. Aga see mis mina kaasa võtsin, ma mäletan iga päeva ellu, oli küll see sama tunne, et kui ma muidu tundusin endale ka võib-olla veidrik või imelik või et kuidagi häbened seda teatrivärki ka, et siis kuna need inimesed, kes stuudiosse sattusid või üldse teatri peal on suhteliselt avatud ja lahtised, et siis sa hakkad seda märkama väljaspool ka inimestes või üldse märkama inimesi rohkem, millised nad on, mida juba Herta ka ütles, et üks asi, kuidas nad kõnnivad, liiguvad, aga ka kuidas inimesed mõtlevad ja kuidagi, kuna stuudios ka me analüüsisime palju tekste või samamoodi luuletusi, et siis see analüüsivõime kuidagi tuli mulle ellu kaasa ja ma mäletan koolis ka eriti kirjanduse ja mingid sellised tunnid, kus analüüsid ja räägid rohkem lahti, olid mulle palju-palju põnevamad ühtäkki ja ma sain palju-palju paremini aru, mida kas või õppejõud räägivad või õpetajad koolis, et see oli kuidagi lahe tunne, et maailm läheb laiemaks. Nüüd aga teeme väikese sissehingamispausi. Peale teie, Miia ja Hanna, Herta-Marie ja Marta on noortestuudios veel Mirjam, Lauren, Marie, Marta-Liise, Reelika ja Astrid. Ja kui te tegite proove lavastusega 9 elu, millest peagi rääkima hakkame, kirjutasite te ka ise haikusid ning haikudest inspireeritud luuletusi. Kuulame nüüd, millised mõtted ja tunded te luulevormi valasite ja siis liigume edasi. Inimene on mõte olen ju mina. Mõtle. Tühja öö õuel. Pool unes ja pool elus. Kohtun endaga. Kas pole see nii? Leiada mälestusest langevarjuga. Kas sulle meeldib ka, kui saad minna sinna, ilma igasuguse tagamõtteta? Tegevus on, aga sündmust pole. Piletid on. Ma ootan südamesse külalisi. Nad kord jäävad hiljaks. Mis seal sikka? Eks ma seni muru niidan. Sa magagi rong maha. Kui vastutasuks ei maga ennast. Soojal sügisel. Kogemuste väljakul. Kujuteldav pilt. Neid elusid 9 kokku meil. Väärtusta neid. Kuidas toimus lavastuse sündimine 9 elu? Mis oli see idee, millega Leino teieni tuli? Kuidas te kaasa haakisite ja mis need eeltööd olid, kuni jõudsite prooviprotsessini ja sealt edasi lavale? Kõigepealt esimese aasta lõpus, kui me läksime nii-öelda siis suvevaheajale, siis Leino palus meil, et me suvel uuriksime Andres Ehini ja Juhan Viidingu luulet. Samuti ta palus meil, et me vaataksime avaramalt ringi mingeid maale, et kas neist on võimalik äkki mingeid etüüde luua. Ja siis, kui me sügisel tulime tagasi,
siis igaüks valis endale kas siis ühe või mitu luuletust ja koostas nende põhjal siis etüüdi, kus see luuletus ka kõlas. ja siis me iga tund tegimegi kellegi mõeldud etüüdi läbi ja siis lõpuks kuidagi Leino ja Mirko valisidki siis välja, millised lähevad lavastusse ja panid kokku need. ja kuna meid on ka hetkel siis stuudios 9 tükki, siis me mõtlesime, et pealkiri peaks olema 9 elu, sest et iga inimene on eraldi isiksus ja igalühel on oma eraldi sisemaailm ja samas on ka kassil 9 elu, nii et see läks väga huvitavalt kokku. Kas juhtus seda ka, et kuulsid kellegi teise luulet või nägid kellegi teise etüüdi ja mõtlesid, et pagan, miks ma ise selle peale ei tulnud? Vahepeal oli küll, jah. Mul ei tekkinud, aga mul oli just pigem see rõõm näha, mida erinevad inimesed välja mõtlesid ja kõikides nendes etüüdides oli nii palju igaühe individuaalsust sees. Ehk oli väga hästi aru saada, et milline etüüd oli kelle oma, mis oli hästi tore. jah, et need just kõik need etüüdid, mis me tegime, olid kõik hästi erinevad. Need omavahel ei saa üldse kuidagi võrrelda. Aga samas lõpuks sobivad nii hästi kokku ja Leino ja Mirko on leidnud ka nii häid lahendusi, kuidas väga erinevatelt nii-öelda kontrastidelt siis üle minna, mis on nagu kuidagi nii loogiline, kõik need üleminekud. Kuidas jõudsite, nüüd ma võib-olla räägin kellelegi ette, kes seda vaatama läheb, aga siiski, kuidas jõudsite nende videolahendusteni ja varjuteatri tehnikani? Kas see oli midagi, mis sündis kogemata või tuli see kuskilt kellegi ideest? Meil oli vist pigem see, et aasta alguse poole meil olid tunnid nii-öelda siis jälle nende lühivormide näol, et iga tund me avastasime midagi uut, siis pigem visuaal- või materjaliteatris, et võtsimegi ette tunni, kus me tegeleme näiteks materjaliga, siis näiteks mingid kilekotid või riidetükid. Ja siis üks tund Leino ütles, et nüüd me hakkame tegema kaameraga tööd ja kõigepealt see arenes just niimoodi välja, et me tegime mingite väikeste nukkude või asjadega selle kaamera ees asju ja siis ta kuidagi sealt läks üle sellele, et me läksime ise kaamera ette. jah, kuna me tundides katsetasimegi nii palju erinevaid võimalusi, siis seda meediat, kaamerat, materjale, varjusid, siis lõpuks, kui me hakkasimegi oma etüüde mõtlema, siis meile öeldigi, et me võime kõiki neid asju kasutada, et ja sealt tulidki siis need kõik lahendused. ja et taotluslik oligi vist just see, et me saaksime hästi palju erinevaid asju katsetada. Et me ei võtaks ainult ühte näidendit ja ei hakkaks selle järgi minema, vaid et meil olekski hästi palju erinevaid võimalusi seal sees. Kas tuleb lavastusprotsessist või sellest prooviperioodist ka mõni seik meelde, mõni, mis oli kas väga humoorikas või mingi hetk, kus võis tunduda, et see kõik laguneb koost ja me ei saa seda kunagi valmis või mõni muu huvitav olukord? Ma arvan, et kõige esimene läbimäng oli lihtsalt selline, et või isegi mitte läbimäng, aga kui me ei olnud läbimängudeni veel jõudnud, aga meil oli juba peaproovide nädal, siis ma küll kartsin, et appi, et kuidas me selle esietenduseks kõik kokku saame valmis niimoodi, et see toimiks hästi. Aga lõpuks tuli väga hästi välja minu arust. Minul oli selline asi, et väike spoiler, aga lavastuses ma juhin mõnda nukku ja kuna mul oli ennist olnud probleeme, et ma ei olnud nuku juhtimises kõige tugevam või see ei olnud just mu kõige meelsam tegevus, siis tuli hästi suure üllatusena, et lavastuses ma kuidagi jõudsin selle kohani, et mind pandi kõiki neid nukke juhtima ja alguses ma võib-olla olin natuke siuke, et võib-olla oleks võinud selle ülesande kellelegi teisele anda või midagi sellist, aga nüüd ka seda protsessi tagasi vaadates mul on nii hea meel, et mind pandi seda tegema, sest et see kohutavalt palju arendas mind ja kuidagi andis mulle ka seda mingit
mis see sõna eesti keeles on, patience? Kannatlikkust juurde selle nukuga tegeleda, sest et see on tegelikult nii suur töö ja käed väsivad ka hullult ära. Nii et nüüd mul on muskleid ka natuke palju rohkem. See on töövõit. Meil oli peaproovide nädal. Oligi niimoodi, et nädal aega iga päev me olime umbes 9 tundi või 8 tundi kõik koos saalis ja tegime proovi. Ja alguses see tundus päris hirmutav, et kuidas me omavahel saame siin läbi nii kaua. Aga ka tagasi vaadates see andis midagi, esiteks oli väga tore ja teiseks andis midagi väga suurt juurde. Kõik koos nii kaua koos olla. Kuidagi õppisime veel rohkem üksteist tundma ja tajuma. Ja see oli väga õpetlik ja vajalik. Mina sain Leino Reiga teha kätekõverduste võistlust ka. See oli väga suur võit minu jaoks. Ma nägin isegi videot sellest. Ma küll kaotasin, aga see oli ikkagi suur võit. Üldse see ka, et mul on tunne, et meid kuidagi võeti siin majas nii omaks ja ühel hetkel, kui me tulimegi siis iga hommik siia, läksime Krimmi, õhtul siit jälle minema, see kõik sai kuidagi nii loomulikuks, et mul oli väga raske pärast seda vaheaja nädalat siis nii-öelda oma tavaelule tagasi minna ja kooli, sest mul oli juba tunne, et see, mis siin toimub, et see on kuidagi see, mis mulle väga meeldib ja et see võiks olla nagu reaalsus nagu kogu aeg niimoodi. Ja ma ütleksin, et mina tundsin, et ma olin see järgmised nädal aega justkui mingi mulli sees või nagu kosmoses. Et ma justkui tegin igasuguseid neid kooli asju ja oma igapäeva toimetusi, aga samas ma olin nagu kuskil mujal. See oli väga kummaline. Väga ilus on neid mõtteid kuulda ja huvitav, kui ma nägin ka tükki ja nägin ka sind neid nukku asju tegemas, siis mulle tundus just väga loogiline ja sa kuidagi olid selles nii turvaline ja nii kohal ja nii valmis selleks kõigeks, et see on huvitav, kuidas publiku perspektiivist need asjad näevad täitsa teistsugused välja. Lähe. Kui te nüüd mõtlete, et teie küll kevadel lõpetate, aga järgmisel aastal ehk tuleb uus stuudio, siis mida te neile soovitaksite, kes tahavad katsetele tulla või neile, kes pole isegi katsetele mõelnud, aga kes võib-olla võiksid siia jõuda, et kellele te arvate, et see stuudio oleks lahe koht, kus kasvada või mida te ütleksite selle kohta? Ma arvan, et igasugune huvi, mitte isegi ainult teatri, vaid üleüldiselt kultuuri vastu on võib-olla selline lähtepunkt, sellepärast et ka need inimesed siin stuudios, kui te tulete kokku, siis on hästi tore arutada mingeid asju, mida sa võib-olla ei saa arutada inimestega, kes muidu su ümber on, sest neil ei ole sarnased huvid. Ja selline mängulust ja rõõm, et mitte nüüd ainult mäng, aga pigem selline, et leida ka nagu mängu sellistes tõsisemates protsessides. Ja ma arvan ka, et see ei pea just olema ilmtingimata siis, kui sa kindlasti tahad näitlejaks saada, aga üleüldse see kogu protsess aitab nii palju ennast avastada, siit leiab nii palju häid sõpru ja võrreldes siis mingite teiste teatriringidega, see on ka nii mitmekülgne, et ongi lauavõitlus ja kõik need enne mainitud asjad ka, et jah, annab nii palju juurde lihtsalt. Ja et tulla ikkagi pärast 8 tunnist koolipäeva tulla noorsooteatrisse ja veeta paar tundi oma sõpradega, see on lihtsalt midagi imelist. Ja teise külje pealt sa saad ka olla osa sellest teatrist mingis mõttes. Kõik õpetajad ja õppejõud on siit samast teatrist ja see on ainult tore. Ma üldse ei tea, mis minust oleks saanud, kui ma ei oleks tulnud. Esiteks ma ei kujuta ette, kuidas ma oleksin selle aja ära sisustanud. Ja teiseks ma mõtlen, et võib-olla ma oleksin leidnud mingi muu väljundi või midagi, aga sellist nagu enesearengut ma ei kujuta ette, et ma oleks kuskilt mujalt nagu saanud. Kas on 2 aasta jooksul olnud ka hetk, kus teist keegi on mõelnud, et vist pole ikka päris minu koht, võib-olla peaks ära minema? No mul oli isegi mitu korda. Kõigepealt esimesel aastal, see esimene nii-öelda pool aasta oli minu jaoks väga keeruline, kus me keskendusime siis kujuteldavatele esemetele. See oli natuke keeruline, sellepärast et see nõuab väga palju
keskendumist ja tähelepanu ja see oli väga pikk protsess. Ja siis teine kord oli ka nüüd teise aasta alguses, kui me tegelesime materjaliteatriga, sest ma olen alati ennast võib-olla pidanud rohkem selliseks, et mulle meeldib teha just sellist klassikalist teatrit, sellist sõna teatrit. Nii et oli natuke raske panna ennast olukorda, kus ma pean võtma kätte kilekoti ja panema kilekoti hingama. Aga tagasi vaadates see on tegelikult väga huvitav ja mul on natuke kahju, et ma ei suutnud ennast piisavalt palju kehtestada, et sinna niivõrd sisse minna. Millest ei ole mitte midagi. See, et sa jäid ja see, et need takistused on täiesti normaalne. Väga lahe. Hea töö. Paar asja veel. Kuna te olete olnud meie majas juba ka mõnda aega, siis te ilmselt olete näinud ka päris palju meie maja noorsooteatri lavastusi. Ja ma tahakski teada, et mille poolest on need teid kõnetanud ja kuidas on need lavastused, mida te olete näinud meie teatris, kuidas on nad mõjutanud meie teatri nägu või millisena te seda näete? Selline pikk keeruline küsimus, võib-olla natuke liiga filosoofiline. Võime rääkida ka lihtsalt lavastustest, mis teile on meelde jäänud või mis teid on kuidagi kasvatanud, pannud mõtlema mingite asjade peale, olnud lihtsalt väga tore meelelahutus. Ma käisin hiljuti vaatamas Hingest ja südamest. Kahjuks ma suvel ei jõudnud seda Tapale vaatama, ma kujutan ette, et see atmosfäär võis seal olla hoopis teistsugune, aga ka siin suures saalis seda vaadata oli väga lahe. Ma väga austan Mirkot lavastajana ja üleüldiselt inimesena ma tunnen, et see, et ta meie lavastuses ka osales, on mulle endale väga palju juurde andnud. Aga Hingest ja südamest kuidagi minu meelest väga ilusti võttis kokku ka selle teatritöö, kuidagi selline, et seal oli nii palju seda nalja ja huumorit, aga samas oli nagu selle kõrvalt võime keskenduda ka kas just tõsistele teemadele, aga olla seal juures ka ikkagi kohal ja mitte ära kaduda sellesse huumorisse. Minule meeldib väga Kasvav kuu. Ma isegi ei oska täpselt öelda, miks, aga kui ma seda vaatamas käisin, siis mul väga mitmel korral lihtsalt tuli kananahk peale ja see oli nagu, jah, mulle väga meeldis. Ma tahaks seda väga ka teist korda vaatama minna. Mulle on kuidagi väga meelde jäänud Klaasist loomaaed, sest et ma olin kuulnud varem, et selline lugu Tennessee Williamsi poolt eksisteerib ja see pakkus mulle huvi. Ja siis ma üks hetk nägin, et see ongi tulnud mängukavasse ja ma läksin seda väga suure õhinaga vaatama ja mulle väga meeldis, sest et ühe külje pealt see lugu on selline väga lihtne, aga väga ilus ja kindlasti igal inimesel on seal äratundmisrõõmu. Aga kui me mõtleme noorsooteatri peale laiemalt, mis te arvate, mis on selle teatri võlu või mis on meie maja vajalikkuse aspekt noorele vaatajale või kuidas te seda näete? Mitte et võrreldes otseselt mõne teise teatriga, vaid üleüldiselt see teatri stilistika või need lavastuste stiilid, kuidas meie siin majas töötame, et kuidas te seda näete? Varem kui ma ei olnud nii palju kokku puutunud noorsooteatriga, siis ma arvasin alati, et siin on etendused ainult lastele või siis peamiselt lastele, aga tegelikult siin on igast vanusest inimestele lavastusi. Ma arvan, et see ongi see võlu, et siin ei ole ainult tõsised tükid, siin ei ole ainult humoorikad tükid, siin on väga suur variatsioon ja ka vanuse poolest, et siin on iga ühele midagi. Kindlasti on väga oluline, et lapsed saaksid näha ka sellist teatrimaailma, sest et see kuidagi õpetab hoopis teistmoodi, kui näha elu kuskilt filmist või multikast, sest et ikkagi päris inimesed on päriselt sinu ees ja ma arvan, et see on lapsele väga vajalik. Ja nagu Marta ütles siis, et just siin on kõigile midagi. Mulle praegu meenub, et meie õppejõud Leino Rei kunagi pidas maha meile sellise, mitte loengu, aga sellise huvitava filosoofia sellest, kui vajalik on teater lastele ja just arenevas eas inimestele. Ja see ka kuidagi väga
avardas mu silma või minu vaatepilti sellest, kui vajalik on teater. Kui me mõtleme sügisele ja neile noortele, kes soovivad tulla katsetele ja on maru närvis, mida te neile soovitaksite või kuidas te neid julgustaksite? Ma arvan omast kogemusest lihtsalt, et unustada kogu see närv ja see, et keegi võiks sind näiteks imelikuks pidada või midagi, lihtsalt lasta ennast lõdvaks ja nautida kõike seda, sest et kui sa ikkagi tuled siia, siis ma arvan, et see on sellepärast, et tunda rõõmu ja teha asja, millest sa tunnedki rõõmu ja siis see ei tohiks tekitada pingeid, vaid sa peaksidki tundma, et sul on nauding, et sa saad naudingut sellest. Enda kogemusest võin öelda, et ilmselgelt väga keeruline on seda närvi niimoodi ära kaotada. Mul võttis 1,5 aastat aega, et üldse mingist närvist ka oma kursuse kaaslaste ees lahti saada. Aga isegi selle närviga lihtsalt olla kindel selles, mida sa teed, isegi kui see on mingil määral võlts ja sa ei ole tegelikult väga kindel, siis kui ei sobi, kui sobib, siis on väga hästi. Kui ei sobi, siis on ka väga hästi. Siis on ilmselt mingeid muid väljundeid, mida leida. Ja ma arvan, et lihtsalt, kui sa siia tuled, siis ilmselgelt sul on midagi, mis sind siia tõi. Ja kindlasti see, et need õpetajad, kes komisjonis katseid vaatavad ja vastu võtavad, nad ei taha sulle halba. Nad kindlasti on väga toetavad ja nad on siin selleks, et sul oleks tore. Ja keegi ütles mulle kunagi, et oli kellegi käest küsinud, et huvitav, et mis tast mõeldakse. Ja siis ta oli öelnud, et tegelikult keegi ei mõtle sust mitte midagi. Ja et see võib vahepeal olla väga tore ja julgustav, sest et siis sa ei mõtlegi üle. Mäletan oma katsete kogemusest, et meie katsetel olid siis Doris Tisler, Leino Rei ja Laura Kukk. Ja ma mäletan, et Leino ja Laura tundusid mulle natuke hirmsad, eriti just Leino, sest ta on väga pikk ja ma olin teda varem näinud telekas ja kohtades, kus ta on mingeid rolle, mis ta on mänginud ja siis võib-olla sellest tekkisid mingid eelarvamused. Ja ta võib-olla ei tundu nii, mitte just sõbralik, aga nii kuidagi, ma ei tea, ta ei ole otseselt eemale tõukav ka, aga ta on natuke hirmutav, kui sa oled selline lühemad kasvu tüdruk. Ja siis oligi natuke hirmus, et ta võib-olla vaatab tõsisema pilguga, inimene keskendub, siis ongi võib-olla loed oma luuletust või midagi ja siis vahepeal mõtled, et vaatad nüüd üles ja siis mõtled, vaatan ikka alla tagasi, et ei taha seda silmsidet luua. Aga tegelikult, kui sa õpid neid inimesi tundma, siis nad on kõik nii toredad. Ja Leino on ka väga, ei oska teda kirjeldada, ta on väga tore ja väga südamlik inimene. Mul oli ka alguses see, et ma natuke kartsin õpetajaid või isegi mitte ainult katsetel, aga siis, kui meil juba tunnid ka algas. Aga ma sain üsna ruttu aru, et kõik on väga toetavad ja toredad ja ei tasu mitte kedagi karta. Ja tegelikult see katsete aeg jääb väga hästi meelde ka. Me oleme päris tihti omavahel ka rääkinud sõpradega, et kuidas keegi kellelegi näis või mida nad mäletavad, mida pidi tegema ja seda on väga tore meenutada. Ja õppejõudude koha pealt ma võin öelda, et sama palju kui õpilased kardavad õppejõude, siis kardavad õppejõud õpilasi ka. Sest et teie olite ka meie jaoks täiesti uued inimesed ja see nõuab ka meie poolt väga palju tähelepanelikkust ja avatust, et kõiki suuta mõista, nendest aru saada, et mitte valesid asju öelda, et mitte kedagi ära hirmutada, et siis ka neile, kes tulevad kunagi katsetele, et me kõik oleme selles supis koos. Aga see, mis välja tuleb, on võrratu, mis on väga-väga tore. Sa ütlesid just, et olete vahel meenutanud, et millised teineteisele näisite. Aga kas lõpetuseks on teil veel kõigil mingisugune mälestus, mis nendest 2 aastast, mis on selline hetk või mingi lause või mingi olukord, mis mõni õppejõud või kursakaaslane on öelnud, kus sa mõtled, et vot see oli lahe mälestus? Tegevus on, aga sündmust pole. Seda me kasutasime väga palju esimesel aastal just eriti. Me käisime kogu aeg ringi, ütlesime, et sinu etüüdis tegevus on, sündmust pole.
mul on selline asi, et üks meie, kes õpib meiega koos, siis meil oli üks etapp, kus meil tegime katkendeid ja see etapp sai läbi. Ja ma olin kuidagi hästi kurb, et äkki ma unustan ära, mis me oleme kõik õppinud. Aga siis ta ütles mulle väga ilusti, mis on siiamaani mul meeles. Ta ütles, et sul on see skafander ja kosmosevarustus olemas. Et see ei kao kuhugi. Ilus, väga ilus. Ma arvan, et ma nüüd niimoodi täpselt ei oska öelda, aga väga tihti on olukordi, kus Leino ütleb mingeid väga huvitavaid kõnekäändusid või selliseid asju, mida ma ei ole kunagi varem kuulnud. Kuidagi hästi niisugustes olukordades ka, kus on tõsine jutt ja siis ta ütleb nii-öelda jutu lõpuks, ütleb midagi, mis kohe nagu tõmbab selle meeleolu kuidagi täiesti teistsuguseks, et need on alati hästi, hästi ilusad ja huvitavad hetked. Ja õpetajad tasakaalustavad ka üksteist hästi ilusti. Et kui mõni päev keegi on natukene meis rohkem pettunud, siis keegi teine proovib samal ajal kuidagi seda leevendada, et see on väga ilus. Minu meelest need emotsioonid kuidagi meie ja õpetajate vahel peale esietendust olid ka nii ilusad ja see tagasiside kõik, mitte et varem ei oleks tundunud nagu see töö ennast ära tasunud. Jah, ära tasuks, aga siis oli kuidagi siuke, et jah, et see oli kõik seda väärt. Et see on hästi-hästi ilus. Mul on väga hea meel, et teil on veel etendusi ees. Ma rääkisin ühe oma sõbrannaga, kes kunagi käis stuudios ja kui ta kuulis, et te saate nii palju mängida, siis ta oli väga nördinud ja ütles, meie omal ajal saime ühe korra ja see oligi kõik. Ja see oli väga armas, et ta elab teile väga kaasa ja loodab ka vaatama tulla. Ja ma arvan ka, et see teie 2 aastat siin majas ja noorsooteatris on igal juhul ennast ära tasunud. Loodetavasti nii teile kui ka majale. Ja ma loodan, et isegi kui te kevadel lõpetate, et te satute siia majja ikka ja jälle ja läheb, kes kuhu läheb, kellest saavad näitlejad, kellest saavad kunstnikud, kellest saavad IT-mehed, see kõik on okei. Aga mul on väga hea meel, et te olete 2 aastat siin olnud ja jaganud meiega ennast ja oma arengut selles noores ilusas eas. Kas soovite veel lõpetuseks keegi midagi öelda? Tahaks kõiki hakata tänama kuidagi, aga kuidas sa tänad niimoodi? Seda saab ikka siis, kui see 2 aastat on läbi, siis hakkame tänama kõik. Õnneks veel natuke aega on, jah. Aga kuulajatele siis, kes kogemata satub kuulama veel sel kevadel meie taskuhäälingut, siis 9 elu on veel mängukavas ja soovitame kõigile vaatama tulla ja aitäh kuulamast!